oleme tulnud Jänedale, et uurida, kuidas saavad siin hakkama ratastoolis inimesed. Jäneda küla oma 660-aastase kultuurilooga on tänapäeval tuntud turismi ja vaba aja veetmise koht, kus ei puudu kõik eluks vajalik. Külastame Jäneda ainukest ratastoolis inimest. 65-aastane Leoniid jäi ratastooli peale rasket haigust. Ratastoolis olen juba siis 14 aastat. Minu haigus päris ilma avita ei lase nii-öelda hakkama saada. Toapiirides on hästi hakkama, õues liikumine on mul praktiliselt välistatud. Korteriga ei ole ju probleeme, jumal tänatud, on küllaltki suur esikud ja vanituppa ei pääse, mujale pääseb hästi. Milliseid muutusi siin korteris tehti, kui jäite ratastooli? No need uksepiidad, ratastooli inimesele põhivaenlased on vaibad ja uksepiidad ja liiga vähe ruumi pööramiseks. Kas selles korterelamus, kus elate, trepikojas on ka tehtud mingid muudatusi, mingid kaldteed või midagi? Ei, midagi sellist ei ole tehtud. Ja kuidas külateed on, kas siin saaks iseseisvalt liikuda? Mina ei saaks, minu haigusega ei saaks, ma väsin liiga kiiresti ära. Tema igapäevane hooldaja on abikaasa Helgi, keda aitab ka valla poolt määratud sotsiaaltöötaja. Kas teile õpetas ka keegi Leoniidi hooldust või täiesti nullist hakkasite ise teda hooldama? No, oma esimesed teadmised ma sain Tallinnas Mustamäe haiglast, kus üks väga tore sanitar oli, kes mulle näitas üht ja teist ja elu on aega pidi õpetanud. Kuidas käite Jänedalt väljas arstlikel visiitidel? Kas teile tellitakse mingi auto järgi või kuidas see käib? Varem sai, Tapal oli üks eraettevõtja, oli Innoauto, temaga sai Tallinnasse ja ta oli hea mees, kes tuli appi. Nüüd on see tellimine Rakverest ja sealt on lihtsalt mõistuse vastaselt kauge. Aga saanud oleme hakkama siis Tapa sotsiaaltöötaja abiga, aga siis on vaja organiseerida, kes aitab peale autole ja auto ei ole ka muidugi selleks kohandatud. Kas teil on ka teisi pereliikmeid, kes käivad teil abis? Poeg ja pojapoeg. Kas teile tundub, et meie valla sotsiaaltöötajad on palju tulnud teile appi? Jaa, ei kurda, ta on ikka tubli naisterahvas. Mina olen väga rahul, sest ükskõik mis mured mul on või mis probleemid mul on, Sirje Salura poole võib alati pöörduda. Kas olete valla poolt pakutava abiga rahul? Jah, see arsti juurde saamine, see oleks vast kõige, kui see saaks lahendatud kergema vaevaga. Ma arvan, et ma olen juba nii eakas inimene, et oska enam midagi lootagi, aga minu arvates nagu lugu peaks pidama nendest haigetest inimestest. Millega tegelete igapäevaselt kodus? Mis mu põhitegevus on? Akenmaailma on arvuti, televiisor, raadiot kuulan ja muidugi vaba aega mõtlemiseks on piisavalt palju. Ratastooliga liikumisvõimalused on igal pool piiratud, kuid Jänedal on mõeldud ka ratastoolis külastajatele. Leidsime kaldteid Postimaja, külaliste maja, käsitöökeskuse ja Mustatäku talli juurest.